tere hommikust kõigile meie hommikukohvi kuulajatele. Vaatan, et ikka saame nüüd mõlemad siia pilti. Tere sulle, Ülle. Tšau, tšau. Tšau, tere. Nii tore, et sa oled meiega siin rääkimas ja nagu te täna näete, siis me oleme kahekesi ja ma just taipasin, et ei ole Heiket, kes ütleb, et täna on meil 77 hommikukohv. Õnneks mul oli endal meeles üle vaadata, et mitmes on. Vaata, kui ägev number 77. Ma tean, et sa oled ka selline numbrite inimene. Ja ma ütlen ühe numbri teile veel, et Ülle on meie hommikukohvis teist korda. Viimati esimesel korral olid sa eelmise aasta talvel kuskil. Ma mäletan, et me istusime seal su tagasi diivan, natuke paistab, istusime kõik kolmekesi su diivani peal ja rääkisime seal. Nii et otsige ka see hommikukohv üles, sest me ei hakka neid asju üldse uuesti rääkima, mis me tookord rääkisime. Siis ennem kui me läheme vestluse juurde, võta seesama video ja jaga seda. Mina juba jagasin enda seinale ja sest võib-olla ka sinu sõbrad tahaksid seda teada, sest me räägime sellisest asjast nagu esoteerika hullus ja mitte selles mõttes, et lähme kõik hulluks selle esoteerika pärast, vaid kuidas selle hullusega mitte kaasa minna. Võib-olla räägime sellest, aga see esoteerika üldse natuke võib-olla mõtestame seda ka lahti, et minu arvates on see oluline. Ülle, kuidas sul on hommikukohvi joomisega? Tuletame selle meelde. Kas sa jood ja kuidas sa jood? Ja joon ja ma joon kofeiiniga kohvi, aga ma joon ka kofeiinivaba kohvi. Ja koorega, piimaga, ühesõnaga midagi valget peaks nagu seal sees olema. Ilma suhkruta. Tänaseks ma olen kohvi ära joonud ja mul on siin vesi kõrval. Vesi on alati hea. Nii. Ja kas ma ootan sinu küsimust? Vastasid mu küsimusele ja ma jäin just vaatama, kes meid siin korra kuulab ja kuulasin üle, kuidas me heli kostub ilusti on kõik kosta, et kes on vaatama tulnud, et ütle meile tere ja kus sa meid vaatama tuled ja kas sina oled kuulanud seda hommikukohvi, kus Ülle meil käis rääkimas natuke rohkem siis kui aasta tagasi ja mida ma veel tahtsin inimestelt küsida, et hoidke silmad-kõrvad lahti siin meie vestluse ajal, et teie küsimused on ka väga oodatud, et väga tahaks teada teie arvamust sellel teemal, millest me nüüd rääkima hakkame. Aga Ülle, sina oled siis see, kes loeb tarokaarte, kes paneb tarokaarte, kuidas iganes seda väljendatakse ja tegelikult oled sa ka kunstnik, et mina tunnen Üllet tegelikult väga kaua aega, Ülle käis mul trennides, ma aeroobikus, siis sealt me vestlesime kuskil, ma arvan, sellest nüüd saabki juba tegelikult kolm aastat ja 2019 ja Üllel oli suur soov oma kunstnikukarjääri edendada või alustada või igal juhul sa saad kohe rääkida, kuidas sul sellega läinud on ja Ülle on ka TIR-programmi läbinud ja üldse mulle väga suureks õpetajaks igas mõttes olnud, kes kellele õpetajaks mingil hetkel. Aga tutvusta ennast ise ka, millega sa siis tegeled ja need mõlemad pooled võiksid sa küll rääkida ja lahti natuke. Et tõepoolest mina olen siis see inimene, kes on vaimsuse ja esoteerika teel olnud juba ütleme üle 25 aasta ja tarokaarte ma laon siis mingi 13 aastat juba vast. Kogu aeg läheb edasi, et sa saad kogu aeg seda numbrit suurendada ja aeg läheb maru kiiresti. Ja siis ma vaatasin, et inimestele ennustades ja neile nõu andes ja probleeme lahendades nad lahkuvad minu juurest ja nad jäävad nagu üksinda. Ja ma tahtsin neile koju midagi kaasa anda, mis oleks neil silma all. Ja sellest sündis ka see mõte, et ma tahaksin olla selline kunstnik, kes loobki esoteerilise väega maale, et kui mul on see anne, kui minu sees on see suure energia ja vägi, siis ma saan selle panna oma loomingusse ja energia ja väe selle maaliga inimesele koju kaasa anda.
kes paneb selle maali ja selle maali energia iseenda jaoks tööle. Nii nagu on enese arenguga, et inimene peab tegema midagi iseenda jaoks. Et sellest ei aita, kui sa paned omale väekivi taskusse, väekivi või väeküünla põlema, väenuku kaisu võtad. Et samamoodi on nende maalidega ka, et sa pead temaga rääkima, temaga tegelema, temale tähelepanu andma ja teadvustama seda maali, iseennast, teie energiat ja siis see töötabki. Ja selliste asjadega mina tegelen ja praegust ma käin ka Eesti meditatsioonikoolis, Osho meditatsiooniõpingutel olen ja viin läbi akrüülivalamise töötubasid ja mul ongi mõte ka, et ma saaksin seda meditatsioonitehnikaid rakendada ka nende akrüülivalamise töötubadesse sisenemiseks. Et kõigepealt on meditatsioon ja siis on töötuba. Et siis sa saadki nagu meditatsiooni kaudu selle mõtte või selle enda, et mida nüüd teha või kuidas võib-olla teha ja tegelikult Üllel on tõesti väga vägevad need akrüüli töötoad, kuidas sa ütled, akrüüli maalimise või kuidas sa seda? Akrüüli valamise ja töötoad. Inimene teeb iseendale akrüüli valamise tehnikas maali. Hästi-hästi vägev, seda saab ka ju mitut viisi tegelikult teha. Ja seda saab ka palju erineva akrüüli valamise meetodeid on mitmeid erinevaid. Aga et siis ka mina ütlen, et kas on tavaline akrüülimaal või siis on, sa teed ise endale selle väekama akrüülivaali, mis on selle peale meditatsiooni. Kuidas? Minu jaoks on see hästi-hästi vägev, et sa sellise loominguga tegeled ja mulle meeldib ka mõnes mõttes see, kuidas sa tarokaarte loed, et sa alati ütledki, et näed, see, mis ma praegu ütlen, on sellel hetkel, selles energias, mis sa oled, kus sul see fookus on, kuidas sa mõtled, et kui sa nii jätkad, siis sul nii on ju. Ja et mina armastan alati öelda, et kõik on muutumises ja kellegi elu ei ole kivisse raiutud ja et mina sellel hetkel, mis ma räägin, sinu tulevikku ongi see, et kui sa mõtled samamoodi, kui sa tegutsed samamoodi, siis selline su saatus või tulevik siis ongi, aga sa saad seda muuta. Ja kui sa juba minu käest kuuled ja ette tead, siis sa ju saad teistmoodi tegutseda, teadlikumalt tegutseda, mõtestatumalt tegutseda. Aga ma ei taha seda, mis mõttes, et mul on nüüd veel 7 aastat õnnetut armastust, kui ma iseennast ei hakka näiteks armastama, siis sa saad ju seda muuta, et aga mida saan teha, et teisiti oleks see tulemus. Esiteks tuleb mõtlemist muuta, et mis mõttes 7 aastat õnnetut armastust ja kui sa selle peale juba mõtled, siis sa tõmbad endale juba koti pähe, on ju? Täiega, ja. Ma tõin lihtsalt näite, ja. Sinuga on alati... Väga hea näide. Vaata, sellest saavad kõik aru. Armastus on kõige alus. Just. Ja selles suhtes on sinuga alati on hästi hea rääkida. Ma võtan tagasi veel korra nüüd selle kunsti poole, et tõesti Üllel on Viljandis selline koht, ma panen pärast kõik need lingid siia. Teeme alguses võib-olla selle reklaami asja ära, kus tal on oma stuudio, kus sa saad minna kuulata siis enda ennustust heas mõttes tegelikult ja kus on siis need töötoad, aga räägi, sul on juba näitused ka, ma mäletan, et see oli 3 aastat tagasi sul suur soov, et tegelikult oma isikunäitust teha, üldse näitustel osaleda, et sul on Viljandis olnud isikunäitus ja nüüd sa veel kuskil igal pool oled. Meil on Viljandis olnud isikunäitust ja mitmeid selliseid grupinäitusi ja see aasta mul ongi nagu rändmaalid, rändnäitus ja kõik on isikunäitused ja rändavadki ühest kohast teise. Et hetkel on siis Jõgevamaal Torma rahvamajas peaaegu jaanipäevani ja sealt edasi lähevad ka veel järgmisesse kohta. Nii et mul siin Viljandis galerii stuudios on mõned maalid, kus ripuvad, aga et seinad on natuke nagu lagedad.
et kõik on ära viidud. Selle Jõgevamaa rahvas saate, Torma ütlesid või? jah, sinna saate minna vaatama, nii et sinna saab minna vaatama, et väga ilus, kena koht ja selline vahva maja, et mina seal kandis varasemalt ei olnud üldse käinud. Et väga põnev. Vaata, kus põnev sulle ka avastada Eesti kohti. Ja need pakkumised ongi tulnud nende inimeste poolt. Näiteks see Torma rahvamaja juhatajad võttis ise minuga ühendust. See on eriti vägev tunnustus sinule just. Ma olen osalenud ka mõned korrad New Yorgi People and Painting galerii sellises, mis see on siis nagu võistlus, kus sa esitad oma tööd ja ma olen ka siis saanud, valitakse välja 20 parimat tööd ja siis ma olen selle 20 hulka saanud. Nii et see on nagu väga hea tunnustus, kui täiega, palju õnne. Üle riigi erinevatest maadest on kunstnikud koos ja su tööd nagu välja valitakse, et siin on väga imeline tunne. Muidugi, issand kui vägev ja Ülle teeb ka tellimuse peale tööd, et mul on 3 kaelkirjakut ühe maali peal, 1 kaelkirjak ühe peal, 2 ütledki, et palun kaelkirjakut ja siis ta tuleb sellega, siis on pabistad, et mis siis, kui mul üldse ei meeldi või ma ei tea ju vaata on ju. Ja siis ta tuleb sellega, siis ta seletab lahti, miks siin on mõni süda või miks siin on see värv ja siis mõtled, issand kui ilus ja hea on ju. Ja, et minu käest ei saa sellist tavalist maali, et muidugi ma ütlen ka niimoodi, et minu käest saab tellida niinimetatud tavalise maali ja siis ebatavalise maali. Aga tavalise maaliga on ka see teema, et eks tuleb arvestada kunstniku käekirjaga ja minu nägemusega. Ja kui on see ebatavaline maal, siis ma ka mediteerin, ma häälestun sellele inimesele ja sinna maalile võivadki ilmuda sellised tegelised märgid, kujutised, mis tahavad sinna tulla, mis on just selle inimese jaoks spetsiaalselt. See on igal juhul vägev. Ja mina seletan selle siis et ma seletan selle lahti ja see maal saab oma mõtte, oma uue mõtte siis. Vahepeal vaatan, siin lapsed hiilivad, aga pistavad midagi selga, me oleme täitsa mere ääres, et ikkagi tuul on vist jahe mere ääres, aga minu arvates on see hästi mõnus idee, et just kui sa ei tea täpselt, sa ei leia nagu sellist maali või midagi ei kõneta, siis sa saad tellida nagu enda järgi ja vaadata, et aga mis sealt siis tuleb, kui sina mediteerid ja selle inimese kohta sinna mingeid sümboleid või midagi siis maalid, minu arvates on see väga-väga põnev. Mul on nii hea meel, ma ütlen veel kord, et sa oled siin hommikukohvis ja läheme selle tänase teema juurde, et me mõtlesime Üllega tükk aega, millest rääkida, aga see vajadus tekkis kuskil võib-olla 6 aega tagasi, rääkisime, et meil oleks vaja teha koos üks hommikukoht aega, kui mõlemad tunnevad, et tähendab oleks vaja rääkida ja siis aga teeks seda hommikukohvis ja just see nõndanimetatud esoteerika hullus selle tõttu, et kui paljud inimesed lähevad kõige sellega kaasa ja see ei tähenda midagi ka halba. Ehk siis kui palju on meil praegu, jõuab just minuni, kui ma teen iga päev neid üks-ühele vestlusi, et ma lähen seal, tunnetan seda, seal teen toda, nüüd ma pean aja maha võtma, aga mis siis inimestel juhtub, et neil justkui jääb nagu elu elamata, et siis öeldakse, et raha ei ole või öeldakse, et ja olen tahtnud seda teha, aga näe, ikka ei saanud või kellel kuskil asjad on hästi laiali, sest et tal on vaja minna kogu aeg nagu tunnetada. Et see on selline minupoolne väike sissejuhatus, aga sa võiksid Ülle võib-olla alustuseks üldsegi kõigepealt rääkida sellest, mis asi see esoteerika on. Meid siin kuulab praegu peaaegu 30 inimest ja tavaliselt ikka meil on peaaegu 1000 kuulajat sellel, et rääkida natuke lahti. Mis asi see esoteerika üldse on? See on selline üldnimetus. Varasemalt eelmine sajand siis
oli esoteerika salajased õpetused ja teadmised, mis oli kättesaadav väga vähestele priviligeeritud inimestele. Ja see oli väga köitev, salapärane, müstiline ja needsamad märksõnad köidavad ka tänapäeval. Aga sel ajal ju oli inimese põhieesmärgiks olmelised probleemid, materiaalsed, maised asjad, aga need on kõik meil juba, ühesõnaga, need on nagu madalama energia eesmärgid. Need on täidetud. Mitte nüüd 100% kõigil, eks meil vaeseid ole ka ikka olemas, aga praegust ma räägingi eelkõige lähtuvalt sellisest vaimsel teel olevatest inimestest. Et madalama energia funktsioonid on täidetud. Ja... Sa mõtled on ju nagu, et on kodud olemas, on auto, meil on riided seljast, et ilusad riided, et sellised eesmärgid. Ja nüüd siis okultism, sõna okultism ka. Okultism on vaimsed sellised praktikad, need praktiseerimine. Ja natuke nagu ka nõidus on ja, aga see esoteerika hõlmab nagu ka psühholoogilist poolt, seda sama vaimsust poolt ja öeldakse, et inimene ongi vaimsel teel. Vaim on ju ilus sõna on ja vaimsus, vaim tuli peale, vaimustumine, eluvaim, vaimsel teel olemine, vaimne areng. Ja inimene püüdlebki nüüd selle poole ja ta kogu aeg tunneb, et tal on midagi puudu. Sellepärast, et need maised materiaalsed ülesanded on täidetud ja sellepärast ta püüdlebki selle poole. Siis ja turule on tulnud erinevaid tegijaid. Muidugi on nõudlust. Sellepärast nad on ka pakkujaid. Ja nagu seeni vihmaajal on ja. Et ongi sellised ja on väga erinevad suunad siis, erinevad arenguteed, et ongi vaimne kasv ehk siis südame ja meele arendamine või siis soov paremini neid meeli kasutama õppida. Et see ongi vaimne areng, praktiseerimine erineval moel, näiteks ka mediteerimine on praktiseerimine erineval moel siis. Ja ongi tekkinud mitmeid erinevaid liikumisi ja erinevaid suundasid, kus püüeldakse siis kõrgema tõeni, õpitakse tundma iseennast, iseenda iseloomu. Vaata, kui selline olen siis on ja? Ja, et kes ma siis selline üleüldse olen. Ja inimesed ei tea, mis on nende anded on ja, milles ma siis tugev olen. Aga otsitaksegi seda tohutu suurt eesmärki. Miks ma siin maailmas üldse olen? Et kes ma üldse olen, et ma olen mingi tühine putukas siin, et kes ma olen, ma tahan teada on ja oma suuremat eesmärki. Aga või oma suuremaid andeid on ja, aga võib-olla sinu anne on kuulamine, teise anne on rääkimine, et need anded ei pea olema mingid tohutu ulmelised, utoopilised, mida tuleb tikutulega pimedusest taga otsida. Aga sellega ei olnud hästi rahul. Tavaliselt see anne tegelikult ongi nii tavaline, ütleks selle kohta. Ta on nii tavaline see asi, mida sa nagu igapäevaselt teedki hästi ja ma näen ju enda klientide pealt üldjuhul, et kui nad nagu selle järsk kaasad, issand, see oli mul kogu aeg siin nina all, ma kogu aeg teadsin seda. Ja sa teadsid, aga sa ei saanud aru, sa ei näinud, sest sa ei teadvustanud endale, et suur vahe on. Ja miks ei näe? Sellepärast ei näe, et sa ei vaata iseenda sisse, sa otsid neid vastuseid kogu aeg kellegi teise käest. Kui ma nüüd selle retriidi läbi teen, siis äkki seal on vastus, oota, sealt kursuselt tuleb vastus või sealt tuleb vastus. Täpselt. Ja see, mida ise nagu siis nagu tajutakse või tunnetatakse või ka isegi teadvustatakse või teatakse,
see visatakse kõrvale, sest see tundub liiga lihtne. Liiga lihtne, see on väga hästi. Ja siis see ei saa ometi see olla, see minu Anne on nii lihtne väissa. Ja mina ütlen alati seda, et lihtsuses peitub võlu ja lihtsuses peitub see ilu. Ja kui paljud ütlevad seda, et tunne rõõmu päikesepaistest, tunne rõõmu merekohinast, aga iseenda puhul me unustame tihti ära selle, et see on ka see lihtsalt. Iseendast astutakse niimoodi laia kaarega üle. See on nagu viskaks iseenda vaimu, tegelikult sa lähed seda vaimu otsima, aga see vaim on kogu aeg nagu seljakott sul nagu selja taga. Ja kui sa keerad, siis ta kogu aeg sul on selja taga, sa ei näe. Sa ei näe. Et no mis mul on siin selja taga, et keegi kirjutas loll või midagi või, et mis mul on siin, et sa ei näe seda, sa pead selle seljast ära võtma ja siis vaatama enda ees, et see on siin taga. Või selle seljakotti ära võtma ja vaata, mis seal seljakoti sees siis on. Et see on lihtsad asjad. Et võib-olla ongi tükk leiba ja veepudel seal ja see on just seda, mida mul vaja on. Ja just seda, mida mul vaja on. Et see nagu lihtsuses peitub see võlu. Et jah, väike paus tuli. Ja ei ole midagi, väga hästi selgitad. Väga hästi või? Ja. Et mis on see esoteerika ja see vaimsus räägime? Ja see vaimseid õpetajaid on tõesti nagu meeletu küllus ja nendes nagu orienteeruda on päris raske. Sellepärast, et hästi, võib-olla ma teen kellelegi liiga, aga kes oskab paremini reklaamida, kes oskab kõlavamaid väljendeid esitada, välja tuua. Mina ütleks, mina olen lihtne tüdruk on ja vesi ja leib. Aga nagu ma ütlesin, et otsitakse midagi suurt, midagi vägevat, midagi võimsat. Ja mida kõlavam sõna, mida parem reklaam, mida värvilisem, plink, plink, plink. Seda rohkem see tõmbab tähelepanu. Olgem ausad, et kui te ka olete selle ära siin kuulanud meie arutelu, siis märgake, mis teie tähelepanu tõmbab. Aga mis siis juhtub? Mis siis on ju tegelikult juhtub? Ja kuna on kogu aeg on puuduse tunne ja enese otsimise tunne, et sa ise oled kogu aeg kadunud. Kogu aeg otsid. Ja otsid. Ei leia, vaid otsid. Ja otsid ja vaimsel poolel ongi see, et tunneta, mis energiad on. Aga ka mõte ja sõna on energia. Et mis mõtetega sa ise ennast ümbritsed, mis sõnadega sa ise ennast ümbritsed, kuidas sa ise endast mõtled, et see on ju, seda sa ise endast arvad, seda sa endale juurde tõmbad ja kõike sellist, kõik, mis lubab sul otsida või annab sulle võimaluse leida, ütleme siis niimoodi. Sina otsid ja see vastand on leidmine, otsimine ja leidmine. Ja seda ahmitakse tohututes kogustes sisse. Aga tuleb vahepeal hinga sisse, hinga välja, rahune, anna endale aega. See ei ole TikTok, see ei ole Facebook, see ei ole meedia, see ei ole kiiresti uudistega kaasas olemine. Sa pead võtma endale aja, et seda nagu tunnetada, seedida, tajuda, omaks võtta ja elu osaks teha. Seda, mida sa oled kuulnud, näinud, õppinud. Aga mis tehakse? Käiakse ühes kohas ära, saadatakse energialaks kätte, siis see energia läheb uuesti alla, sellepärast, et sa ise midagi ei tee. Oma igapäevaelus on ju, teed oma vanu asju tegelikult edasi ja oled jälle seal all ja siis tahad... Ja sa tahad uut doosi saada. Tahad uut doosi saada. Ja see on sõltuvus.
see on sõltuvussuhe. See on sõna otseses ja kui te märkate sellist vajadust jälle, see on paine, see on vajadus, see on nagu suhkur, alkohol, mis iganes, see on nagu sõltuvussuhe, et sa tahad uuesti seda laksu kätte saada ja sa lähed järgmisesse kohta. Et kui tihti sa käid seda doosi saamas. Ja tegelikult minu arvates, mis siis juhtub, on see, et... Mis siis juhtub? Jah, mis siis juhtub? Mis siis juhtub? Juhtub see, et nõrgema närvisüsteemiga inimesed lähevad, lihtsustatult öeldes, lähevad natuke nagu hulluks. Jäävadki nii sõltuvusse sellest. Nad jäävad sõltuvusse, see tekitavad ka paranoiasid, emotsioonide tasakaalutust, siis hirmud ja kartused järjest kasvavad, sellepärast et nõudmised iseenda suhtes kasvavad, välised nõudmised sinu suhtes kasvavad või sa arvad, et teised nõuavad sinult midagi rohkemat. Et kui sa oled juba vaimsel teel, miks sa siis ei oska juba seda, miks su elu ei ole juba selline. Mis mõtet on sul seal käia, midagi ei muutu, sa tuled koju ja pahurdad. Oota, aga seal grupis temal juba juhtus ja tema juba nägi ja tema sai meditatsiooni minna. Miks pidev võrdlemine kellegi teisega. See paanikahood, ärevushäired, isegi skisofreenia. Oi, nüüd me lähme ikka täitsa juba välja, aga jaa, see on täitsa tõsi. Mida mina siin näen, on ka see, et nende teadmiste ahmimisel meie teadmised tohutult kasvavad. Me teame järjest rohkem, ma tean täpselt, kuidas mediteerida ja see tänulikkus on oluline, siin see hingamine, vahepeal pean oma ette olema, me tohutult palju teame, aga kui me läheme koju, me jätkame oma igapäevaelu, sest lapsed nõuavad oma, su töökoht, mis iganes sa teed, see rütm on sul sama, sa ei ole seda rütmi muutud, sa lihtsalt lõhud seda rütmi sellega, et sa käid erinevates kuskil kohtades, et seda laksu kätte saada ja teadmised ju kasvavad. Ja mis me siis tunneme, siis ongi need nõudmised, aga kui meie teadmised on juba nii suured ja me ikka ei tee, siis me lähme järjest sügavamale ärevusse, frustratsiooni, depressiooni, tegelikult me vajume. Ja kui seda nagu kõike jälgida, mis nagu toimub ja mulle tundubki, et inimesed nagu lähevad hulluks selle järgi. Et see on nagu massipsühhoos täiesti. Et see on uskumatu. See on uskumatu. Et see tegelikult on hästi tõsine teema ja võib-olla meie ringkonnas ka liigub palju just selliseid inimesi, et sellepärast me Üllega seda palju näeme, aga see on ka seda on palju, kes avastavad, ütleme, alles selle esoteerik või vaimsuse, sest ta tõesti paneb sind hästi tundma, kui sa lähed sinna laagrisse, sul on olnud, ma ei tea, 10 aastat need lapsed seal kodus, sa pole saanud endale peeglisse otsa vaadata, sul ei ole peeglitki võib-olla kodus on ja sa lähed sinna laagrisse ja keegi järsku ütleb, et sina oled oluline. Sa saad hakkama, on ju, et ja me hoolime sinust, siis sa ei taha ju kuskil mujal enam olla, sa tahadki olla nende inimeste keskel, aga mis sealt tihti kaasa ei saa, on tööriistad, kuidas sa kodus ise saaksid ka seda luua endale. Et see on asi, mis minul jäi on ju hullult vajaka ennem kui ma jõudsin Bob Proctorini, et ma käisingi ka kuskil laagrides, kui mõnus ja hea on sinna koju läksid ja tegelikult seda kurjemaks ma seal kodus muutusin, sest et ega lapsed ja mu laste isa ei tulnud ju sellega kaasa, nemad ju ei teadnud, mis mina seal laagris tegin, et kuulge, nüüdsest teeme niimoodi või nüüdsest teeme niimoodi. Ja siis ma olin veel kurjem nende peale, et oota, aga mis asja, te olete täpselt samasugused kodus, kuidas see on võimalik, kõik peab ju muutuma. Et aga ise peab hakkama midagi teisiti tegema, eelkõige ise endast teisiti arvama. Jaa. Siis tegelikult on niimoodi, et miks naiste ülekaal on, sellepärast, et see on loodud niimoodi, et kui naine muutub ja tema energia muutub, siis tema on nagu aku, toiteallikas mehele ja ülejäänud perele. Siin võib ju nüüd nagu trots tõusta, et oota, mis mõttes on ju? Aga ja, et see selline tõuge või toiteallikas on naine ja kui mees ikkagi vaata ei suuda sellega kaasa tulla, siis see võib olla hirmust ja
see on uus asi, see on teistmoodi. See paneb inimese tundma teistmoodi ja hirmust ei tulda näiteks kaasa sellega. Aga kui mees armastab naist, siis või kui naine armastab meest, siis see energia vaatab. Mõlemad veel vastastikku armastaks, kui tore oleks. Ja kui veel on midagi järel ja veel midagi seal toimib, siis see hakkabki tööle. Et see paneb naistele natukene suurema vastutuse oma mõtete ja tunnete edastamise eest. Aga sa rääkisid kurjusest ja kui ma siin hommikul tulin, siis ma täitsa mõtlesin täpselt selle sama asja peale. Hea ja kuri. Vaimses võtmes õpetatakse, me lähme saama paremateks inimesteks. On ju? Kõik need vaimsed õpetused on sellised, et ole parem inimene, ole täna parem inimene, kui sa olid eile. On ju? Ja õpetatakse seda kurjust või siis varju maha suruma, lahustama, üles leidma, minema viskama, ükskõik kuidas ma seda nimetan. Vari, inimese negatiivsem pool, Jumal ja saatan, hea ja kuri, must ja valge, öö ja päev. Positiivne, negatiivne. Aga mis see on? See on duaalsus. Ega siis koit ei ole parem kui hämarik ju. Või et öö ei ole halvem kui päev. Seda on ju ka vaja. Kuidas me siis saaks päeval toimetada, kui ööd ei oleks? Täpselt on ja, et ega siis vihm ei ole halvem kui päike. Et siin ei kasvaks mitte midagi, kui meil vihma ei oleks. Aga meie kirume seda vihma. Ta on ju eluallikas. Meil ei oleks maa peal elugi, kui seda vihma ei oleks. Kui seda joogivett ei oleks. Ja, et elu on duaalsus ja energia on ka nagu feng shui. Kus see feng shui märk sündis? Must ja valge, öö ja päev, naine ja mees, hea ja halb. Me oleme lihtsalt õppinud seda piibli ajas siin nimetama kurjuseks, et see saatan ongi siis see kurjus, pahatahtlikkus, see vari, mida siis tuleb nii juurida välja nagu või lille, et ta elu sees kasvaks, see ei ole võimalik. Sellist asja ei ole olemas. Unustage ära. Ja siit tuleb ka see ütlus, et tehke sidrunist limonaadi. Ehk siis tegelikult see üks esoteerika hulluse aluseid on ka see, et ei tohi seda kurja ja samas olen kuulnud ka vastupidist, et tunneta nüüd seda kurbust ja siis hästi pikalt elatakse selles kurbuses ja vihas, mis jälle on ka äärmus. Ükski äärmus ei ole hea. Ükski äärmus ei ole hea, sellepärast, et sa ei suuda kogu aeg olla eufooriline, õnnelik ja rõõmus. See väsitab, see kurnab. Sa ei suuda olla masendunud, kuri. No mis veel siis? Kuskil äärmuses ja tegelikult meie kogu ju vestluse mõte, üks mõte ongi see, et näidata, et see on okei, et on esoteerika ja on materiaalsus, et on kurjus ja on headus, et me oleksime selles tasakaalus. Ja et lihtsalt selle kurjuse ja headuse tasakaal peab olema ja sa ei pea oma kurjusega või headusega minema äärmusesse, sest kõik ei pea aitama. Ja samas selle tasakaalu hoidmist ei saa ka nii, et kõik peab kogu aeg tasakaalus. See on üks asi, mida ma näen ka naiste. Ja ma õppisin selle, nüüd mul on vaja leida tasakaalu, ma veel ei ole seal. Me ei saagi kunagi siin täitsa keskel olla. Meil on alati natuke ühele poole kaldu, natuke teisele. See ongi see põnevus, et kuidas see jälle... Jaa, see on elu. See on elu, sa oled nagu kiige peal. See on nagu mäng. Sa oled nagu kiige peal. Ja et see on hästi okei. Ma tahaks aga hästi seda sõnumit. Täiesti okei. Ja tegelikult... Me oleme inimesed oma emotsioonidega, oma tunnetega. Sedasi me kogemegi. Ja sedasi me kogeme ja tunneme ja
ja kõikide tunnete tundmine on täiesti okei. Ja vahepeal ongi oma rõõmu vaja väljendada valjusti, vahepeal oma kurjust väljendada valjusti. Sul peab lihtsalt olema see võimalus, aga kui sa surud alla oma naeru, rõõmu, öeldakse, et ära naera nii kõvasti, ära räägi nii kõvasti. Pill tuleb pikka ilu peale. Mis sellel viga on, see on nii rõõmus, on ju. Ja pill tuleb pikka ilu peale, on ju. Või kole ütlemine, on ju. Ja minust ka, ärge öelge seda kunagi. Ja siis, et mis see nii tigeda näoga on või et mõni inimene ütleb väga otsekoheselt asju välja, et ma olen ka vahepeal sihuke liiga otsekohene või taktitundetu, et see ei ole otseselt pahatahtlikkusest, lihtsalt kuidagi tuleb minu sees, sest see inimese sees on kõik olemas ju. Aga kuidas ta sealt välja tuleb, enda emotsioone tuleb küll kontrollida, aga et kui palju ja kus sa neid siis välja elada, et sa ei saa lennukis hakata näiteks hüppama ja kargama, kui öeldakse, et pange need rihmad kinni ja nüüd istuge, ärge seiske püsti. Et see on lihtsalt valel ajal, et sa võid oma rõõmu ja hüppamist ja õnnetunnet näiteks siis väljendada, kui sa välja lähed. See on jah üks osa, ma arvan ka sellest esoteerikast, kui ütleme siis enamus on need naised, kes ju käivad ja sellest osa saavad, et ütled, et aga nüüd ma ju tahan. Minu keha praegu ütleb, ma tahan siin lennukisse rõõmus olla hüpata. Kuskilt maalt on meil vaja aru saada, et kus me midagi teeme ja arvestame nagu teistega ka. Ja see ongi teadlikkus, see ongi tark teadlikkus. Sest kui sa lähtud ainult sellest keha funktsioonist, siis kuhu kaob su vaimsus ja teadlikkus ja teistega mitte arvestamine. Või hea küll, sa ise kukud lennukiga alla seal hüpates, hea küll, see on sinu enda vaba valik, aga sina ei ole ju Jumal, kes otsustab teiste elude eest. Just. Et mina arvan, et siin ongi see suur vahe, keegi just kommenteeris ka, et üksteist tuleb aktsepteerida, mitte egode mängu mängida, ehk tegelikult see, mis on see isekus ja ego on see, et teie peate ka nüüd nii tegema, minule laagris öeldi, et teie peate ka, see on teile ka hea. Mul on 3 poissi on ja mina mõtlen, et see asi on mulle hea ja ühele poisile on see hea, ta tunneb selle ennast ära, aga 2 see absoluutselt ei ole. Nemad absoluutselt ei, mis asja, mina ei taha niimoodi trenni teha, et ma jooksen, ma tahan, ma ei tea, mängida jalkat või mängida korvpalli, et hoopis erinevad on, et see egoistlikkust ei tasu sellest karta, kui sa teed asju enda jaoks, aga kui sa teisi sunnid sama tegema, siis on juba minu arust see ohukoht. Aga ma tahaks tulla tagasi korra, kui sa hakkasid sellest kurjusest ja headusest rääkima. Et selle juurde tagasi, et näed, ma olen täna parem, kui olin eile, et kui palju me sellega ka edastame, et meil on midagi viga, et oota, ma ikka pean veel minema vaatama, et siin saada paremaks ja seda teha paremini, et ma pole selles hea on ju. Et kommenteeri natuke seda kohta ka. Ja, et see on jälle selline, siin on mitu vaata, jälle mitu tagamaad on ju. Et esiteks sa arvad, et sa ei ole ise hea. Näiteks kas oma iseloomujoontes mingites oskustes. Sa arvad, et teised arvavad, et sa ei ole piisavalt hea. Ja sa paned teistele inimestele ka mõtteid pähe. Nad ei ole sulle seda öelnud, aga sina arvad, et nad ütlesid oma peas. Sa vaatad, et keegi teine teeb seda asja palju paremini kui sina. Keegi teine isegi ütleb midagi välja natukene soovituslikus või kritiseerivas vormis, sest vahest võib olla lihtsalt soovitus ja inimene tõlgendab seda, näe, sõimas mul näo täis. Tegelikult ei olnud mitte midagi sellist. Absoluutselt. Üks inimene ütles teisele rahulikult midagi. Ja kui ongi selline kriitika, siis inimesel peaks olema tegelikult sellist teadlikkust iseenda sees teadvustada, kas see kriitika nüüd tõepoolest oli õige või ei olnud. Et sa võib-olla sellel hetkel sa võid isegi välja minna endast, vihastada,
mida iganes teha on ja vajad ju, kuidas sa reageerid, kuidas keegi reageerib sellele. Hea küll, ütleme, et sa vihastad, aga kui sa järgi mõtled rahulikult, siis võib-olla on ka see, et seal võib oma iva peidus olla, et võib-olla sa selle iva võtad sealt ja kasutad ära, aga ülejäänud okei, see on tema arvamus, see on tema vabadus nii arvata, aga sinu vabadus on sellest ka nagu mööda minna. Ja samas, kui ju sind ärritas, mis teine ütles, siis saadki enda sisse vaadata, aga miks see mind ärritas? Ta kerdas ju millele. Miks ma siis võtan seda isiklikult, kui see ei oleks ju tõde, siis see absoluutselt sind ju ei huvitaks. Siis meie pidev iha selle valguse järgi, selle vaimsuse järgi, selle paremaks inimeseks saamise järgi ei ole lihtsalt tervislik. ei ole hea. Sest siis on meil kogu aeg, siis on inimesel alla surutud energiad. Selleks, et hea olla, sa surud midagi iseendas kogu aeg alla. Sa võid seda teha teadlikult, alateadlikult ja sa oled keegi teine siis. Sa oled kogu aeg hästi naeratav ja sul öeldakse, küll see on väike selline inimene, kogu aeg ainult naeratab ja nii hea on ta, nii abivalmis. Aga mis on tema varjupool siis? Ta peab vahepeal olema, aga tal on see olemas. Aga kas ta lubab iseendal sellel välja tulla? Sest see on ka loomulik inimese osa. Et see on lubamises ja julgemises, sest tegelikult ei julgeta väga paljusid asju teha. Aga võib-olla ei peagi kohe langevarju hüpet tegema, nagu sina tegid, on ju. Et võib-olla võib alguses minna trossiga sõitma. Või sa ronid puu otsa. Võib-olla rohkem ei olegi vaja. Või sa lähed vaatad lihtsalt 8. korruse rõdult. Jaa, täpselt tahtsin selle sama näite tuua, et lähed sinna rõdule ja siis lähed Tallinna vaatetorni sinna ääre peale. Et sa lähed samm-sammult, kasvatad seda julgust, aga samamoodi julgust kasvatatakse ka tavaelus, tavaasjadega. Julge ka olla sina ise, näiteks ma tunnen ennast hästi ära sellest. Sest mina ütleks, et mina nooremast pärast ei julgenud käia niimoodi riides, nagu ma oleks tahtnud käia. Et mul ongi erinevad perioodid, et kus on nagu kootistiil ja rokilikum stiil ja ka nüüd on hästi värvilised riided, on ju. Et nii on, et sa kuulad oma sisetunnet, et sa julged igapäevaelus kas või riietuda nii, nagu sa tahad. Ja julged ennast ka väljendada, näiteks mina imetlen ühte enda poegadest, kes alati on julgenud öelda, et ei, aga see mulle ei meeldi ja kuule ära tüüta mind sellega enam või kuule, ei, ma ei taha seda teha, ta julgeb alati öelda seda ja ta näitab ka välja, kui ta ei ole, kui tal ei ole see rõõmus külg, sest see, mis näite sa tõid, ma tunnen ennast sellest ära, et mina olen ka selline päikseline, hästi palju on ja toogu tore ja hea ja vahel mul oli väga raskel mõndadele sündmustele minna, kui sa oled nädal aega ja laupäeval siit kuskile kutsutakse, esmaspäeval ütled, ja ma tulen, aga kui see laupäeva hommik on käes, tunned, issa, ma ei jaksa minna sinna, sest ma pean ju jälle siis see olema. Ja siis sa toodki mingeid vabandusi, et ma nüüd ei läheks, sest ma pean lihtsalt kodus olema. Ja milleni see mind viis oli ka see, et see teine pool peab ju ka välja saama, aga kui seda tead, aru ei saa, siis see tuleb sul automaatselt välja ja siis sealt olidki need pahurdused, need tülid, laste peale karjumised, sest ka see rahutus peab välja saama ja siis oledki iseendaga nii pahuks, et kes ma nüüd siin olen. Ma ikka tahan olla rõõmus ja tore ja ma arvan, hästi paljudel on see sündroom, räägime praegu Eesti inimestest, see tubli sündroom ja minu arvates see on kõige suurem ohukoht, kes need kõige tublimad seal koolis siis on, kui me võtame lapsed või
noh, ka täiskasvanuteks, mina lõpetasin ka hõbemedaliga, et kes on hästi tublid olnud, siis kelle jaoks nad tegelikult tublid on, nad rahuldavad suure tõenäosusega oma vanemate vajadusi. Jah, kuskilt maalt tuleb võib-olla see klikk oota, ma tahan minna õigust õppima, ma nüüd olen siin, teen hästi korralikult oma asjad gümnaasiumis, aga enamjaolt see tublidus ja rõõm on kellegi teise jaoks ja sealt tegelikult need depressioonid tulevad, et me surume alla teist poolt, sest me ei julge, siis mind ei aktsepteerida, kui ma järsku neile ütlen, ei, mulle see ei sobi, on ju. Et see on hästi hea, et sa selle näite tõid ja siis me lähemegi sinna esoteerikasse, lähemegi otsima kuskilt mujalt ja läheme kuskile võõrasse seltskonda, kus keegi meid ei tunne, siis vaadad, sa oled seal kurb ja öeldakse, et ma armastan sind, siis ka kurb olen. See on ka okei või? Aga minu arvates ongi siin see oskus, et vii see oskus siis enda igapäevaellu, hakka seal on ja seda tegema. Noh, miks ma ka inimestele ütlen, et mine korra reisi üksi, siis sa näed, kes sa tegelikult oled, sa ei rahulda kellegi teise vajadusi. Saad näha, on ju, sa saadki minna olla kurb, vihane, mis iganes, kõik see on tüütu vastik ja sa saad näha, et see on ka tegelikult okei, on ju. Päris huvitav. Et see, et võib-olla enda käitumisele ja olekule peaks siis tähelepanu pöörama, kui sa oled päevast päeva kogu aeg kurb ja tujutu ja pahur ja natuke nagu tige ja tortsis ja muudkui õelutsed teistega, on ju. Ja see teine pool on ka, kui ei julge olla rõõmus. Ja, et see on see, et sa ei julge olla rõõmus, sa ei julge iseennast tunnustada. Sa ei julge olla rahul sellega, mis sul praegust on, sest sa tahad kogu aeg midagi enamat ja midagi enamat kas siis vaimses võtmes või midagi enamat ka materiaalses võtmes asjade näol. Ja ma ei ole saanud seda või toda asja just eseme ja asja näol on ja et need kõik. Aga siis on see, et peab küsimagi, miks. Et enne mõtlesingi, et ma tahan seda miksist rääkida, et ma ka ütlen, miks sa seda tahad, milleks sul seda asja vaja on. Aga sa pead seda miks mitu korda küsima. Sest kui juba sa küsid 5. korda, et sa saad vastuse ja küsid jälle miks on ja. Võib-olla on see ego, mis tahab seda asja. Aga mis tegelikult selle taga on, eks? Kuule, aga siin on küsimus. Ja, räägi mõtte lõpuni. Ja siis inimene vaata ongi keskendunud kannatustele. Sest see pidev analüüs, inimene öeldakse analüüsi, mõtle, loogika, analüüsi, tunneta, analüüsi ja tunneta, tunneta ja analüüsi, loogika, siuke virvarr käib on ja siis keskendutaksegi sellele samale, et kannatustele. Ja siis samas tuntakse ise endale kaasa, et jumala kahju, et mul ei ole seda või toda või kolmandat asja, ma ei ole veel vaimselt üldse arenenud sinnamaani kui keegi teine ja ollakse sellises sõltuvussuhetes, siis otsitakse sellest omakorda väljapääsu ja et see lõpuks võib põhjustada see soov kasvada ja areneda võib viia lõpuks soovini vabaneda iseendast. Et sa kaotad hoopis lõplikult iseenda nagu ära. Sa pead ikka nagu uuesti tagasi minema selle iseenda juurde, seda mina pilti minema tegema. Kõik saab endast algus ja siis lõpuks vaatadki issad ja ei saagi endaga lõpuks seal enam toime tulla, eks. Aga kuidas siis Ülle, kui me enne seda vestlust ka rääkisime, et kuidas siis ikkagi õppida enda sest vastuseid leidma, et ei oleks kogu aeg see, et mul on vaja minna abikäe järele jälle, et keegi nüüd aidake mind, eks. Ja, et see ongi see, et näiteks, et keegi mind ei aita ja siis me oleme ohvriseisus. Ja keegi, ma ei tea, hästi lihtsad asjad on ja mis meil on, et mees ei pööra tähelepanu, mees ei too lilli, keegi ei hoia mu lapsi, kui me tahame kuskile minna on ja kuidas naine, ma ei tea, naine ei tee süüa, hästi lihtsad näited praegust toon, mis on igapäeva eluasjad igapäeva eluasjad on ja naaber kogu aeg lärmab räägib liiga valjust ja
et need on kõik nagu igapäevaasjad ja see on ka samamoodi vaimsus ja mõtlemine. Et kas sa siis lähed ravitseja juurde ennast ravima või et ennustaja juurde või reikimeistri juurde, et otsitakse siis selles rahulolematuses ükskõik mis teid, ükskõik mis võimalusi, kõlavaid sõnu, aura transformatsioon, hästi kõlav on ju. Täiega vägev, lähed sinna, ta teeb sulle aura puhastuse ja sa käidki 2 päeva, jess. Aga minu selle sõnum tahaks olla, mis edasi, on ju, kuidas sa saad ise luua seda on ju iga päev. Tegelikult me saame nii palju kaasa sellele. Mis ma räägin sellest igapäevaelust ja siis sellest, et sa lähed, sest sa otsid kõlavaid sõnu sealt internetist, et olgem ausad, enamus otsib kõlavaid sõnu, vilkuvaid pilte, kõik, mis on kaunis, ilus. Neid lubadusi. Ja et see ajab pea hulluks otsa, aga kui mõelda niimoodi, et okei, ma lähen käin seal ära või keegi ongi juba kuskil käinud, kes praegust vaatabki meid, et lase sellel asjal settida ja seedida ja olla ja praktiseeri neid asju, mis teadmised sa oled saanud, ole selles järjepidev. Ära mine kohe järgmist asja otsima. Ära mine kohe järgmist asja otsima. Sest ma ütleks ka niimoodi, et see on nagu sõltuvus ja sa oledki nagu konksu otsas on ju ja selle ei märkagi, et need samad esoteerilised mudelid hõlmavad endas selliseid negatiivseid energiaid ja madalaid energiaid ja nimetatud pimedust ja egomängusid ja egopüüdlusi, sest egopüüdlus on ka see, et ma tahan vaimselt, eesmärk on seada, ma tahan vaimselt areneda on ju sinna maani. Et see on tegelikult egopüüdlus, et ahnus. Läheme, teeme raharituaale, rahamaagiat, rahaväravate avamist, et mul hakkaks lõpuks nagu asjad minema. Aga selleks sa võid seda teha, see on abiks nagu väekivi, aga su mõtlemine peab muutuma. See ei aita muidu. Sa pead sellesse uskuma. Ja eestlased on esoteerika usku, aga iseendasse nad ei usu, et nende usk töötaks. Jah, et tegelikult see ongi see vastus, kuidas saada vastused enda sees, sul on vaja hakata mõtlema ja see kõik, mis Ülle räägib, et sa lähed kas reikimeister või rahaväravad või aktiveerimine, need on kõik hästi okei teha meie sõnum ei ole see, et ära seda tee. Küsimus on, vali üks asi ja ole selles järjepidev ja kui sa avad rahaväravad, aga sa kodus edasi magad ja nutad, et sul ei ole raha, siis rahaväravate avamine ei vii sealt läbi, mida sina iga päev teed, mis on see, mis sa tegelikult tahad teha ja et sa hakkaks liigutama, tegema midagi, mida sa varem ei ole teinud. Sest nii kaua, kui sa paned oma loogika järgi, oma selle järgi, et mul on nüüd kuskilt vaja midagi saada, vaene mina, ma jälle seda ikka ei saanud, see oli mõttetu kursus, aga sa tegelikult ei teinud on ju kaasa, siis nii kaua sul muutust ei tule, et selle sammu pead astuma sina ja see ongi see kõige karmim asi, mida me ei taha teha. Mul on tegelikult küll inimesi, mis on üks põhjus, miks me siin oleme, kes ütlevad, ma olen seal ja seal käinud mitu aastat juba. Ma ütlen, peeglisse pead vaatama, sealt tuleb mul, ma tean, aga ma ei julge seda sammu astuda ja siis sealt saabki kõik tegelikult alguse. Ja kui minagi olen oma Facebooki Taroka lehe peale panin üles meditatsiooni, kus on kingituse saamine. Et seal tegelikult sa saadki selle kõrgem mina annab sulle seal kingituse ja see aeg-ajalt muutub ja see on vihje sulle. See on nagu teeviit, mida nagu sa saaksid ära kasutada. Ja kui ma küsin inimeste käest, et kas te nägite? Ja nägime. Kas te tegite? Ei teinud. Aga miks sa ei teinud siis? Ei olnud aega. See kestab 15 minutit. Sest on oma elurütmis nii sees. Ja, et siin on jällegi mõtlemise koht, et alati ei saa kõiki asju võtta kullana, mis räägitakse, et olge ettevaatlikud, et need esoteerika kursused, teadmised, tegevused
energiate liigutamised, need võivad neid samamoodi ära, niinimetatud ära lõhkuda, veel rohkem segadusse ajada. Et enne, kui te nagu kuhugile lähete, siis püüdke natuke nagu mõelda ka, et miks te sinna lähete, et mis on teie ootused ja lootused, et kui te lähete lihtsalt sinna, ma vaatan, mis räägitakse või ma vaatan, mis tehakse, sellepärast, et sa saad sealt täpselt nii palju, kui sul on, mis ootustega sa lähed ja kui sa ei lähe ootustega, sa ei saagi sealt midagi. Mingisugused ootused võiksid olla, mis vastaksid nendele lubadustele, ilusatele kõlavatele sõnadele, mis on välja lubatud. Ja küsi endalt, mida sina oled nõus tegema, et sa saaks toimima. Et see on minu arvates kõige tähtsam, et ma arvan, ma lasen sul veel natuke öelda, aga ma ütlen, et me hakkame otsivaiselt kokku tõmbama, meil on tund aega kohe täis, täiesti valgul mõtlesin issand, et mida me siin nii kaua räägime ja vaata, kus tegelikult see aeg läheb. Et mis sõnumiga me siis võiks siia lõppu jätta, see natuke oli teistsugune hommikukohv ja jagage seda oma tuttavatele, sõpradele, siin Facebookis tuleb ka YouTube üles järgmise nädala jooksul. Et lihtsalt nagu mõelge selle peale, et sa saad vastuseid enda käest, kui sa oled nõus liigutama, sa vaatadki peeglisse, et sina oled kõige selle enda elu loonud ja sina muutes oma mõtlemist saad hakata teisiti tegema, eks. Esoteerik aitab ju sellele kaasa, ta annab mingid tööriistad, aga neid tuleb kasutada. Ja neid tööriistasid, mis saadakse, tuleb kasutada. Ja tuleb lihtsalt anda iseendale aega selle settimiseks, omaks võtmiseks, praktiseerimiseks ja vaadata, mis toimuma hakkab sinu enda sees ja sinu enda ümber. Et tuleb anda aega. Ei saa kiirustada. Meie elu on niigi kiire. Ja tahakski selle kiirustamisega öelda, et ärge kiirustage. Et ma saan aru, et tänapäeval on ka see, et sa käid 1-2 kursusel ära ja sa oledki juba vaimne õpetaja. Aga selline inimene ei ole veel isegi vaimselt kohale jõudnud. Aga et sa naudi seda teekonda ja anna endale aega. Anna teistele aega kohaneda sinu uue minaga. Sest siis tulevad etteheiteid, näe, ta ei muutu, ta ei tee nii, ta. Mina muutusin, tema ei muutunud. Ära võrdle ennast teistega. Ära võrdle ennast ja et ära lase. Ja ma tahaksin seda ka öelda, et mul oli siin üks märksõna meil hirmutamine. Et hästi ma olen märganud seda, et hästi palju hirmutatakse. Pannakse kaarte, öeldakse, oi, mul ei ole siin tõesti mitte midagi head öelda. Ja räägitakse selliseid koledaid hirmujuttusid. Et oi, siin on küll väga pahasti loodan. Et ühte poolt on see, et kus kogu aeg nagu öeldakse, et kõik on nagu okei, sa oled väärt inimene ja teine pool on see, kus hirmutatakse sind nii ära nende sama varjude otsimise ja mahasurumisega. Madalate energiatega. Oi, ärme lähe madalasse energiasse. Nagu see oleks mingi koll. Et aga mis siis on nagu see soovitus? Kuidas me saaks selle jutuajamise kokku tõmmata? Ja võib-olla ka see, et kellelegi öeldakse, et kes ei olegi küsinud, öeldakse, et sul on mingi haigus. Sul on nii halb energia siin, me peame selle ära puhastama. Sa pead käima minu juures siin näiteks 7 korda, siis me tasakaalustame sinu energia ja puhastame sinu kodu. Ma pean 3 korda siin käima puhastamas seda. Kui sinul on seal hea olla, siis on sul seal hea olla. Seda ei pea lõhkuma. Sul on kõik korras. Kuula rohkem oma enesetunnet ja kuula iseendal siin, kui sa esitad küsimuse, et mis tunne sul selles kohas tekib. Et kas see tekitab ärevust
kui sul tuleb nagu hea tunne siia sisse, sest see kese on, südametsakra on siin ja see kese on siin. Ja sul on vaja lihtsalt seda tunnetada, et pane kas või käsi isegi siia peale ja silmad kinni. Ja sa tunned selle kohe ära, et see küsimus, mis sa küsid, et kas ma võiksin näiteks sinna minna või seda teha. Pärast võib-olla tuleb see hirm ja mõistus hakkab vastupidiselt töötama. Ära siis muuda oma meelt, mine tee seda edasi ja see on suurem asi. Oma meelt ja julge öelda ei, julge ei öelda. Nagu ma ütlesin, kõiki inimesi ei pea aitama. Ja sellega ütled jah enda. Igale poole ei pea minema. Aga Ülle, mis on? Jah, ütle lõpuni. Et julge olla sina ise oma headuses ja halbuses. Et mõlemad on okei. Mõlemad on okei, aga mitte äärmus. Ja õelus on juba äärmus, vaata. Kui me läheme teisi hakkame kahjustama oma kurjusega või näiteks vahel ikka saadki millegi peale pahaseks ja see on okei, aga ära mine teisele välja elama. See on tegelikult suurim asi, mis ma oma lastele hetkel õpetan. Kõige lihtsam töötada või solvad teda. Sa ei pea teise peale, ütle lihtsalt, tead, mul on vaja praegu ruumi või ütle, kuule, aita mind ja kiru talle välja ära, aga ilma, et sa ütled, et tema tegi midagi valesti. Või sa lähed koju ja ütled, et ma olen täna nii väsinud, ma võtan endale 15 minutit aega, et palun ärge mind segage näiteks või et ma ei räägi praegust midagi, mul ei ole juttu tuju, ma ei ole teie peale pahane, mul lihtsalt juhtus midagi või et sa võid neid emotsioone ja mõtteid välja öelda, sest teised su kodus ei ole selgeltnägijad. Ja peabki tegelikult ju ütlema ja teisi halvustavat. Kuule Ülle, hakkame otsi kokku tõmbama. Siin on palju tänusõnu. Aitäh teile kõigile, kes te olete kuulamas. Ma näen küll, Kristina, su küsimust, aga ma arvan, Ülle saab siia alla ka vastata sellele, vaadata seda küsimust. Aga ütle mulle 1-2 harjumust, 1 või 2, mis sul on nagu iga päev, ilma milleta su päev ei möödu? Ma planeerin enam-vähem oma päeva, aga mitte 100%. Ja jätan sinna ruumi. Ma ei tööta üle. Sa küsid igapäevaselt, aga mul on see pandud niimoodi, et mul oleks töö ja puhkuse tasakaal igapäevaselt. Ja ma tunnen ise, et see on mulle nagu väga oluline ja tähtis ja see hoiab mind tasakaalus. Tasakaalustatumana. Ja mis harjumus? Ma püüan minna magama ühel ja samal kellaajal. Lähed magama ühel ja samal kellaajal? Ja enam-vähem. See on väga hea harjumus, sellepärast, et see tagab hea une. Ja see on tohutult hea. Sa puhkab välja palju paremini ja hommikul oled värske. Aitäh sulle, Ülle, et jagasid. Aitäh kutsumast. Et ma näitan veel lastele, et meil on 1 minut veel ja siis lõpetame. Nad küsivad, emme, kus sa oled? Aitäh sulle, mul on hästi hea meel, et me saime sinuga rääkida. Sa oled nüüd teine külaline, kes meil käis teist korda siin hommikukohvis ja aitäh kõigile, kes meid kuulasid nende heade sõnadest. Loe ka pärast siit selle video alt ja ma soovin kõigile ilusat päeva ja aitäh sulle, Ülle, et see oli väga-väga vajalik jagamine. Aitäh sulle. Aitäh teile.